Mina olen Kaili Angela Konno, kunstniku nimega Angela Soop ja Pärnu aeg oli tagantjärge vaadates väga oluline. Ja mis seal kõige olulisem oli, tuli välja, et ma sain sealt endale eluaegsed sõbrad. Sellel hetkel ei olnud see kuidagi arusaadav, et see nii põhjapanev aeg on. Kunsti tegemise suhtes ma arvan, et see oli üks suur õnn, et me sinna ühel ajal kõik kokku sattusime. Ja mis mind kõige rohkem võib-olla seal vabustas või üllatas, et inimesed tegid puhtast entusiastist ja väga suure motivatsiooniga tööd, mida keegi ei palunud neil teha, vaid iseseisvalt õhtuti maaliti, joonistati, räägiti väga kirglikult kunstist ja muidu ka. Mulle oli see harjumatu ja ma ei olnud varem sellist kohanud sellist gruppi, kus kõik on nii suure rõõmuga ühe asja juures. Eks seal oli süngemaid perioode kõigil, aga koos olemise mõttes see innustas ikka väga palju. Ja ma arvan, et tunnid, mis seal toimusid, olid minu jaoks justkui vähem tähtsad. Et pigem, kui ma meenutan seda aega, siis seal olid ikka need suures joovastuses inimesed, kes ajasid ühte asja. Ja praegu tagantjärgi ma saan aru, et õpetajate olulisus tuligi võib-olla välja sellest, et me saime teatud laadi vabaduse ise teha ja mitte olla kuidagi väga jõuliselt suunatud, vaid et meil oli võimalik teha kõike. Ja need ülesanded, mis seal anti, siis pigem mulle tundus, et me õppisime üksteise pealt. Või et vaatasime, mis teised tegid ja siis kõik vaatasid natuke üksteise pealt ja siis imetlesid oma kaaslaste asju ja siis selle tõttu hakkasid hoopis teistmoodi mõtlema. Ja ma arvan, et sealt sai alateadlikult otsustatud minu puhul, et kunstitee on see, mida mööda mul on võimalik käia ja ennast väljendada. Sest ega alguses see ei ole nii kindel. Kas see on õige asi, mida sa teha tahad, et võib-olla see igatsus või mingi tahtmine leida seda enda asja. Aga noore inimesena üldjuhul see ei ole kerge olla veendunud, et see ongi see õige asi. Aga sattudes lihtsalt ühte punkti teatud inimestega, kes siis aitavad sul otsustada või sind veenda selles, et see sobib sulle või et see on sinu õige tee. Sellepärast ma arvan, et see oli määrav
see lühike õpinguaeg, mis seal oli, just nende inimestega